Peatükk 11, teine osa. Jumala tunnistus oma pojast. Me näeme, kuidas Jeesus hiljem viitab oma isa antud tunnistusele. See on kirjas Johannese evangeeliumi 5. peatükis. Jeesus asus täitma oma missiooni messiana volitustega, mille isa oli talle andnud. Kui Jeesus seisis silmitsi juutide vastasseisuga, näitas ta neile, millel põhineb tema autoriteet ja mis temast tunnistust annab. Jeesus toetus kõrgeimale võimalikule autoriteedile. Ja kes see oli? Johannese 5:31-32. Kui mina tunnistan iseenesest, siis ei ole mu tunnistus mitte tõsi. On teine, kes minust tunnistab, ja ma tean, et see tunnistus, mida ta minust tunnistab, on tõsi. Jeesus ütles, et ta on Jumala poolt saadetud ja et ta on tema poeg. Juudid tundsid Moosese seadust, mille järgi pidi kõik olema kinnitatud 2 või 3 tunnistaja sõnadega. Seega ei piisanud Jeesuse enda tunnistusest. Ta vajas veel vähemalt 1 tunnistajat. 31. salmi loogiline jätk on järgmises salmis. Mina olen tulnud oma isa nimel ja te ei võta mind vastu. Kui teine tuleb te iseenese nimel, tema te võtate vastu. Johannese 5:43. Jeesus ütleb, et juutidele piisab kellegi teise tunnistusest tema enda nimel, kuigi selline tunnistus üksi ei ole õiguslikult kehtiv. Sellest võime järeldada, et isiklik tunnistus on ikkagi tunnistus. Seega on Jeesuse tunnistus iseendast esimene tunnistus, kuid tunnistus, mida Jeesus enda kohta annab, ei ole lihtsalt sõnad. Tema tunnistusele annavad kaalu tema teod, mis viivad ellu pühakirja sõnu. Teod, mis isa minule on andnud, et ma need lõpetaksin, need samad teod, mida ma teen, tunnistavad minust, et isa mind on läkitanud. Ja te uurite pühikirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu, ja need on, mis tunnistavad minust. Johannese 5:36 ja 39. See annab suurima kaalu Jeesuse tunnistusele endast. Ta ei tulnud mitte enda, vaid oma isa nimel. Tema teod ja kirja pandu täitumine tõestavad, et tema tunnistus peab paika. Seepärast ütleb ta hiljem, ehk mina küll iseenesest tunnistan, on mu tunnistus siiski tõsi. Johannese 8:14. Kuid ta vajab siiski veel kedagi, kes tema kohta tunnistust annaks, et tunnistus tervikuna kehtiks. Kellelt see tunnistus pärineb? Salmides Johannese 5:33-36 viitab Jeesus ristija Johannese tunnistusele tema kohta, kuid seal ütleb ta, aga mina ei võta tunnistust inimeselt. Salm 34. Johannes tunnistas Kristuse kohta, et ta on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu ja et ta on olnud enne Johannest. Johannese 1:29 ja 30. Kuid kõige olulisem ristija Johannese tunnistus oli järgmine. Johannese 1:32-34. Ja Johannes tunnistas ning ütles, ma nägin vaimu taevast alla laskuvat nagu tuvi ja ta jäi tema peale ja mina ei tundnud teda mitte, aga kes mind läkitas veega ristima, see ütles mulle, kelle peale sa näed vaimu alla laskuvat ja tema peale jäävad. See on, kes ristib püha vaimuga. Ja mina olen näinud ja tunnistanud, et see sinane on Jumala poeg. Vaid vähesed peale Jeesuse ja Johannese olid nende sündmuste tunnistajaks Jeesuse ristimise ajal. Ja just sellele viitas Jeesus, kui ta näitas juutidele teist tunnistust. See ei olnud mitte Johannese tunnistus, vaid veelgi suurem. Seega on Jeesuse autoriteedi ja messiaanlikkuse kohta 2 kõrgeimat võimalikku tunnistust. Tema enda tunnistus tema enda kohta ja tema eest antud tunnistus kelleltki teiselt, kelle tunnistus on kehtiv. Jeesus viitab oma ristimishetkele, kui toob esile selle teise tunnistaja, Johannese 5:37-38. Ja isa, kes mind on läkitanud, see on tunnistanud minust.
Teie ei ole iialgi kuulnud tema häält ega ole näinud tema nägu, ega ole teil tema sõna püsivana teie sees, sest te ei usu teda, kelle tema on läkitanud. See isa tunnistus oma poja kohta on teksti struktuuriline kõrgpunkt. Seega on selle tähtsus ülimalt oluline. Järelikult on need kaks Jeesusest antud tunnistust isa ja poja tunnistused. Ja need tunnistused on kehtivad. Mina annan enesest ise tunnistust ja ka isa, kes mind on läkitanud, tunnistab minust. Johannese 8:18. Jeesus viitab isa hääle kuulmisele ja tema kuju nägemisele tema ristimisel. Kui isa ütles, sina oled mu armas poeg, ja kui isa valas oma vaimu nähtavalt tema peale. Jeesus ütles juutidele, et see on tema isa, kes väljendas end kuuldavalt ja nähtavalt, kõnes ja vaimus, kes ilmus tuvi kujul. Kolmainsusõpetus on siin täielikus vastuolus Jeesuse enda õpetusega. Jeesus ei õpeta, et püha vaim oleks kolmas tegelane isa ja poja kõrval, sest ta ei esita juutidele kolmandat tunnistajat. Kui oleks olnud 3 jumalikku isikut või olendit, kes kõik võinuksid Kristuse kohta tunnistust anda, oleks Jeesus kindlasti pöördunud nende kõigi poole, sest ta esitas tõendiks maailma kõiksuse kõrgeimad autoriteedid. Jeesus tõi tunnistajateks Jumal isa ja iseenda. Oma tunnistust kinnitas ta kõige tugevamate argumentidega. Järgmine tunnistaja oleks olnud inimene, kuid Jeesus ei nõustunud sellega. Jeesuse õpetus muudab kolmainsuse võimatuks ka sellega, et ta nimetab oma isa kellekski teiseks. Johannese 5:32 ja peatükk 8:16-18. Kui nad oleksid olnud üks ja sama kolmainu Jumal, kui nad oleksid olnud ühe Jumala erinevad isikud, siis oleks ka tunnistajaid ainult üks. Kuid piibli valguses ei saa me lubada, et isa ja poja identiteet sel viisil hävitatakse. Oma esimeses kirjas tuletab apostel Johannes meile tõsiselt meelde Jeesuse õpetust ja seda, kuidas vastata Jumala antud tunnistusele. 1. Johannese 5:9-10. Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis on Jumala tunnistus suurem, sest see on Jumala tunnistus, mis ta on tunnistanud oma pojast. Kes usub Jumala pojasse, sellel on tunnistus enese sees. Kes ei usu Jumalat, on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mis Jumal on tunnistanud oma pojast. Jeesuse teod. Jeesuse maine teenistus oli täis oma kasupüüdmatuid armu ja armastuse tegusid. Ta täitis tõepoolest varem ilmutatud messiaanliku missiooni. Ristija Johannesele, kes oli nii võimsalt Jeesusest tunnistanud, tuli kahtluse hetk vangis olles. Ta oli kuulnud Jeesuse tegudest, kuid ta saatis oma jüngrid Jeesuselt küsima, kas ta ikka on see Messias, kes pidi tulema, või peaksid nad ootama kedagi teist. Ja Jeesus vastas ning ütles neile, minge ja teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad saavad nägijaiks ja jalutud käivad, pidalitõbised tehakse puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Mattius 11:4-5. Jeesuse teod tõestasid, et ta oli Messias, kuid see ei tähenda tingimata, et ta oli Jumal. Ka piiblis on arvukalt näiteid prohvetite ja apostlite imetegudest, mis on täpselt samasugused nagu need, mida tegi Jeesus oma teenistuses. Haiged said terveks ja isegi surnud äratati üles. Kas prohvet Elisa oli Jumal, kui ta trotsis raskusjõudu ja sai kirve ujuma, või kui ta tegi terveks pidalitõbise väepealiku, või kui ta nägi läbi vaenlase kuninga salajased sõjaplaanid, või kui ta äratas surnuist üles Suunemi naise poja? Muidugi ei olnud Elisa Jumal, vaid Jumal tegi kõik need teod tema kaudu. Samuti oli ka Jeesusega, kui ta oli inimene. Ta ütles,
kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja et isa on minus, aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Johannese 14, 10 ja 11. Jeesuse teod tõestavad tema jumalikku päritolu ja seda, et ta oli tõepoolest tõotatud lunastaja. Tema teod ei tõesta, et ta ise oli Jumal, vaid et Jumal oli temas. Ta oli ilma jäetud Jumala poja kirkusest ja jumalikkusest, kuid ta oli kõiges täiesti kuulekas Jumalale. Isegi kui tema enda tahtmine erines Jumala plaanist, palvetas ta isa poole. Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Mattiuse 26:39. Jeesus täitis oma isa käske ja oli vaimus üks oma isaga. Ta ei kaldunud oma isa tahtes kõrvale ei paremale ega vasakule. Jeesus ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei või iseenesest teha midagi kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat, sest mida isa teeb, seda teeb poeg nõnda samuti. Johannese 5:19. Jeesuse teod olid isa teod ja isa elas temas. Seepärast võis ta öelda, kes mind on näinud, see on näinud isa. Johannese 14:9. Jeesus oli tõesti Immanuel, Jumal meiega. Jeesus, meie eeskuju ja vagadus. Hebra 5:7-9. Tema ohverdas oma lihapäevil palveid ja anumisi suure hüüdmise ja silmaveega sellele, kes teda võis päästa surmast, ja tema palvet kuuldi ta Jumala kartuse pärast. Ja ehk ta oligi poeg, õppis ta sõna kuulmist sellest, mida ta kannatas, ja kui ta oli saanud täielikuks, sai tema igavese õndsuse alustajaks kõigile, kes on temale sõnakuulelikud. Jeesuse kuulekus Jumalale on meie kristliku elu eeskuju ja teenäitaja. Ta andis meie eest ristil täiusliku, süütu ja plekitu ohvri. Ta oli meie pattude pärast eraldatud isast, et meil oleks tema kaudu juurdepääs Jumalale. Ta võib ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Hebra 7:25. Meie suhe, meie ülestõusnud päästjaga peab olema samasugune, nagu oli Jeesuse suhe isaga. Kui me usume Jeesusesse, ristib ta meid püha vaimuga. Nagu isa oli Jeesuses oma vaimu kaudu, nii peab Kristus olema meis ja meie temas. Kristus on meie kaitsja taevases pühakojas, kuid oma vaimu kaudu on ta ka koguduse, tema ihu pea. Jumal on andnud oma vaimu oma pojale ilma igasuguse mõõdupuuta ja Kristuse, meie pea kaudu valatakse püha vaim meie peale nagu õli. Selle kohta võib näitena tuua ülempreester Aaroni võidmise, kui hea õli jooksis tema pea pealt maha habemasse ning tilkus alla tema riiete palistusse. Vaata psalm 133:2. Kristuse teened inimese pojana annavad talle õiguse olla meie trööstijaks ka meie südames, mitte ainult taevases pühamus. Ta peab olema meie issand isiklikult. Paulus ütleb, et meie ihud on Kristuse liikmed ja kes hoiab issanda poole, see on üks vaim temaga. 1. Korintuse 6:15-17. Paulus jätkab 1. Korintuse 6:19 ja 20. Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ja et te ei ole iseeneste omad, sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. 1. Korintuse 3:16. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Kui imeline on see, et Jumal on läkitanud oma poja vaimu meie kõigi südamesse. Galatia 4:6.
Kristuse juures olles on Jumala vaim meis. Kristus, kes inimesena võitis patu, elab meis oma vaimu kaudu, et ka meie saaksime pattu võita. See on trööstija, kelle Isa on saatnud Jeesuse nimel, et Kristus ja Jumal tuleksid ning elaksid meie juures. Meie vagadus on Kristuses. Kui meie oleme temas ja tema meis, siis kanname vagaduse vilja. Nii tuleb vagadus usust Jeesusesse Kristusesse. Jeesus ütles, et ta ei teinud midagi omapäi, vaid ainult seda, mida ta nägi oma Isa tegemas. Samuti ei saa meie midagi head korda saata, kui Kristus ei ole meis. Tema on viinapuu ja meie oleme oksad ja ilma temata ei või me midagi teha, Johannese 15.5. Seda tähendabki jääda tema armastusse. Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma ja Isa käsusõnu ja jään tema armastusse. Sest see on Jumala armastus, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Johannese 15.10 ja 1. Johannese 5.3. Mahatma Gandhi olevat öelnud: pean lugu teie Kristusest, aga mulle ei meeldi teie kristlased. Teie kristlased on nii erinevad teie Kristusest. Selline valus avaldus teise religiooni vaimse juhi poolt on vaid tugev tõend selle kohta, et kristlus on laialdaselt omaks võtnud teise Jeesuse, teise vaimu ja teise evangeeliumi kui see, mida Piibel ilmutab. Kristluses õpetatakse meile sageli, et me ei suuda niikuinii Jumala käskudest kinni pidada. Et me ei peagi pingutama, et oma patuse loomu üle võitu saada. Mõni läheb isegi nii kaugele, et väidab, et Jeesuse ja risti surm tühistas Jumala seaduse. Piibel ütleb aga selgelt, sest kui te liha järgi elate, siis te surete, aga kui te vaimu läbi ihuteod suretate, siis te elate, Rooma 8.13. Me peame tegema koostööd püha vaimuga. Valevagaduse juured on kolmainsusõpetuses. Selle kohaselt oli Kristus inimene, kes ei saanud pattu langeda ning kes elas ja tegutses oma jumalikkuse väes. Kuidas peaksime siis meie elama nii, nagu tema elas, kui ta oli Jumal, kes ei saanud langeda? Meil, vaestel patustel, pole selleks mingit võimalust. Seepärast õpetataksegi meile, et kui me vaid usume Jeesuse ohvrisse, olemegi päästetud, ilma et peaks kuuletuma Jumala seadusele. Tõde on, et kui me võtame vastu mõne muu vaimu kui Kristuse, ei olegi meil mingit võimalust patule vastu seista. Just selline on viimsete päevade kristlus, mille kohta Paulus ütleb, kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. 2. Timoteuse 3.5. Tõeline usuvagadus on usk Kristusesse, kes kandis meie patud ristil ja suri meie eest. Ja see on Kristuse vastuvõtmine meie südamesse usu kaudu, nii et tema, kes on võimeline patule vastu seisma, elab meis. Tema, kes mõistis hukka patu lihas, mõjutab meid, et seaduse nõuded oleksid täidetud meis, sest me oleme temaga vaimus üks. See on käimine vaimu järgi. Rooma 8.3-4. Ainult Kristus, kelles on ühendatud jumalikkus ja inimlikkus, saab meis äratada tõelise vagaduse. Ellen White võtab need piibelikud tõed süvitsi kokku. Inimesena puutus Kristus kokku inimestega. Jumalana on ta ühenduses Jumala aujärjega. Inimese pojana andis ta meile eeskuju kuulekusest. Jumala pojana annab ta meile väe kuuletumiseks. Ajastute igatsus A ja O 4 lehekülg 15. Vaim peab olema antud uuendava jõuna, ilma selleta ei ole Kristuse ohverdusest mingit kasu. Patule saab vastu seista ja sellest võitu saada ainult kolmanda jumaliku isiku tohutu väe abil, mis ei tule mitte piiratud kujul, vaid jumaliku väe kogu täiuses. Alles vaim muudab maailma lunastaja töö tõhusaks.
Vaimu kaudu puhastub süda. Vaimu kaudu saab usklik osaks jumalikust loomusest. Kristus on andnud oma vaimu kui jumaliku väe, mis võidab kõik päritud ja omandatud kaldavused kurjusele ning annab kogudusele tema tõelise loomuse. Jumala kuju peab inimestes taastuma. Jumala rahva iseloomu täiuslikkus on seotud Jumala au ja Kristuse auga. Ellen White, Ajastute igatsus, A ja O, 5, lehekülg 224. Hing, kes annab end Kristuse meelevalda, saab tema kindluseks, mida ta valitseb selles mässumeelses maailmas. Ja tema eesmärk on, et seal ei tunnistataks mingit muud võimu peale tema. Hinge, kes on sel moel taevaste jõudude kaitse all, ei suuda saatana rünnakud vallutada, aga kui me ei anna end Kristuse meelevalda, siis valitseb meie üle kurjuse vaim. Me peame paratamatult olema ühe või teise suure jõu võimuses, kes võitlevad maailma valitsemise eest. Ainus kaitse kurja vastu on Kristuse võtmine oma südamesse usu kaudu tema vagadusse. Kui me ei ole elavas ühenduses Jumalaga, ei saa me kunagi vastu seista enesearmastuse, eneseupitamise ja kiusatuse ebapühale mõjule. Ajastute igatsus, A ja O, 4, lehekülg 277, 278. Paljud tahavad näha viidet kolmainsusele Ellen White'i kasutatud mõistes kolmas jumalik isik. Kuid me ei saa noppida tema kirjutistest ühte lauset ja tõlgendada seda vastuolus kõige muuga, mida ta on kirjutanud, ning lisaks tõsta sellist tõlgendust kõrgemale piibli ilmutusest. Piibli ja Ellen White'i sõnum on selge. Patule saab vastu seista üksnes ja ainult püha vaimu väe abil, mis tähendab, et meie päästja Kristus elab meie südames. Kui me ei ole tema omad, siis täidab meid maailma vaim. Jeesus ütleb, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Ilmutuse 3.20. Miks tahab kristlaskond kedagi muud kui Jeesust oma südamesse? Kas sellepärast, et meie lihalik loomus ihkab jätkata patus elamist ja uskuda siiski, et ta on päästetud? Kas sellepärast, et me ei taha tegelikult loobuda oma päris pattudest? Me ei taha ennast talitseda ja iga päev oma risti võtta ning Jeesusele järgneda? Kes ei võta oma risti enese peale ega järgi mind, ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle. Ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle, ütleb Jeesus. Mattiuse 10.38-39. Kui me vaid suudaksime selgemalt näha oma maapealsest elust kaugemale igavikku. Meil on kirkuse lootus ja see on Kristus meis. See on see aare savinõudes, millest Paulus räägib. Meie issand Jeesus Kristus toob meisse vagaduse ja vaimu vilja, aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme issanda auhiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Seda teeb issand, kes on vaim, 2. Korintuse 3.18 ja peatükk 4, 5-7. Usk, kui tal ei ole tegusid, on surnud ja kasutu. Jakobse 2.17 ja 20. Kuid meie teod ei ole tee päästmisele, vaid need on Kristuse teod meis. Nii nagu Jeesuse teod olid isa teod, mis tõestasid, et Jeesus oli see, kes ta ütles end olevat, nii tõestavad ka vagaduse teod, et meie oleme Kristuses ja tema on meis. Me peame eralduma sellest maailmast ja saama üheks neist vähestest, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ilmutuse 14.12. Hingevaenlane vihkab tõde, et Kristus elab uskliku südames tema vaimu kaudu.
ta teeb kõik endast oleneva, et seda tõde varjata ja tuua selle asemele midagi muud kui Kristuse vaim, sest muidu ei saaks saatanal olla mingit võimu uskliku üle. Kõik pimeduse väed värisevad hirmust mõtte ees, et Kristuse vagadus avaldub võimsalt tema jüngrites. See ei teeks mitte ainult saatanat jõuetuks, vaid oleks suurim tunnistus maailmale usust Jumala ainusündinud pojasse. Kokkuvõte räägitust. Jeesus on meie eeskuju, kes näitab, kuidas me peame elama. Jeesuse inimlikkus sarnanes meie inimlikkusega. Jeesus elas oma vaimus täielikus ühtsuses Jumalaga, oma isaga. Jeesuse teod olid isa teod ning tõestasid, et isa oli temas ja tema isas. Jeesus ei langenud pattu, vaid võitis ja mõistis selle hukka patuse liha sarnasuses. Me peame elama täielikus vaimuühtsuses Kristusega ja tema kaudu isaga. Ainult Kristus saab tegutseda meie ülempreestina, meie kehatemplis oma vaimu kaudu. Meie teod peavad olema Kristuse vagad teod meis. Kristuse teod meis tõestavad, et meie oleme Kristuses ja tema on meis. Ainult Kristuses võime vabaneda patust oma elus. Lugeja poolt. Kirjutatu on loogiline ning autor on teinud head tööd. Teksti võiks täiendada mõne detailiga, kuid see ei muudaks oluliselt esitatud mõtet. Autor käsitleb mõistet Jumal ainujumalana. Samuti on selgitatud Jeesuse kui Jumala poja seisundit ja olemust inimesena maa peal. Arvan, et piibli põhjal autori poolt esitatud ei saa vaidlustada.